Kõige turvalisem on ujuda valvega rannas, kuid sageli meelitavad ujujaid ka veekogud, kus ametlik supluskoht puudub. Sellisel juhul tasub enne vette minekut hinnata vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu ja lainetust ning veekogu kallast ja põhjatüüpi. Igal veekogul on omad ohud. Tiigil võib olla järsk kallas, mudane põhi ja prognoosimatu sügavus. Karjääris võib põhjareljeef olla ettearvamatu ning ujujaid võivad ohustada teravate servadega või roostes esemed ja veetaimed. Samuti läheb karjääris vesi järsku sügavaks. Idapäästekeskuse peaspetsialisti soovitus on kanda veekogudel turvalisuse mõttes seljas päästevesti. Päästevest on kohustuslik kandmiseks avamerele või järvele või jõgedele või mis iganes veeallikatele. Kui te tarvitate alkoholi, kindlasti et ärge mitte mingil juhul vee peale ja vajadusel, et leidke sõpra või tuttava, kes on kaine peaga. Miks on oluline kanda päästevesti veekogul olles? Oluline sellepärast, et kui inimene kukub vette, siis ta lihtsalt füüsiliselt, kui ta päästevest ei ole seljas, ta lihtsalt füüsiliselt ei jõua seda vesti selga panna endale, kui ta on kuskilt paadikastis või paadi istme all. Jätke meelde need põhireeglid, kui lähed vette paadiga, siis on päästevest on seljas, et kinnitatud korralikult ja rihmad on pingutatud. Päästevesti eripäraks on võimekus hoida pikaaegselt vee peal ka inimest, kes ei oska ujuda. Päästevestil on pead toetav krae, mis aitab ka neid hädasolijaid, kes mingil põhjusel ei ole pärast vette kukkumist teadvusel. Vest tõstab inimese vee peale ja seejärel keerab ta turvalisse asendisse, nii et hingamisteed jäävad veest välja. Seetõttu võib päästevesti kandes kindel olla, et ootamatult vette sattudes on lisaaega parima päästetee valikuks. See on oluline, sest isegi kui tegemist on väga hea ujujaga, siis võivad ootamatused ellujäämislootust tugevalt vähendada. Järgmistes meie saadetes teeme kindlasti ülevaate sellest, kui turvaline on ujuda meie randades, nagu Toila, Kauksi ja miks mitte ka Järvepargis.